Hei, siin krüptogaraaž ja järgmine video on neile, kes pole mu laive vaadanud. Istu maha, võta tool ja kuula. Tähelepanu, see pole finantsinfo. TDCC sai hakkama millegi meeletuga. Sõlmis Stellar Lumeniga lepingu, et ära digitaliseerida siis oma varad Stellari ahelasse. TDCC-l on kokku varasid 113 triljoni eest ja kui kõik jooksevad nüüd Stellari ahelas, siis mata järgi võiks ühe Stellari hind olla 2 kilo. Pole paha, aga kui palju nüüd ahela kiirus hinda alla toob, ei tea. Aga ahela kiirus nagu ei tohiks hinda alla tuua, sest need varad pannakse Stellarisse, mitte et Stellari hakka lihtsalt nagu vedama vaata, vaid need pannakse sinna. 2 tonni Stellar kindlustatud. Järgmine uudis, XTC hakkab parandama siis trade finants üle maailma ehk siis kaubandusfinants, mis lokkab, paberimajandus on tuksis, inimesi lastakse üle, siis trade finants ehk kaubandusfinants kokku maailmas on 15 triljonit. Ja kui XTC saab kogu selle endale, siis on ühe XTC hind üle 4 soti ja XTC on kõigest 3 senti täna. Ja kui XTC saab kõigest 2,5% sellest siis 15 triljonist, siis on ühe XTC hind 10 eurot. Nii et näed, Bitcoini toladele kõikidele sellistele jobikatele üsna halb uudis, et kus see market cap tuleb, näed, market cap vedeleb igal pool. Ehk siis 15 triljonit trade finants on juba 10 korda suurem kui mis asi Bitcoin. Ja nüüd absoluutne bängeruudis. Bängeruudis on siis nüüd SBI juhilt. SBI, kes ei tea, on suur Jaapani finantsasutus ja SBI-l on siis 10–16% XRP-st ja 9% omandus siis Ripple'ist. Ja SBI juht ütles maha järgnevad laused. XRP hind ei tõuse sellepärast, et regulatsioonid Ameerikas pole alla tulnud ja kui regulatsioonid alla tulevad, läheb ühe XRP hind väga kalliks.